Tere päevast, head kuulajad. Põhjust on taas avada mikrofonid, et võtta kokku lõppev kuu Eesti poliitikas ja taas on opositsioonitunni aeg. Täna on meil saates Andres Metsoja Isamaast, tere päevast. Tervist. Lauri Laats Keskerakonnast, tere päevast. Tere päevast. Rain Epler esindab EKRE-t, tere. Tere. Ja Jaak Aab Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, tere. Tere päevast. Ja mina olen Mirko Ojakivi Vikerraadiost. Alustame siis sellest, et opositsioon on meil ikka endine, kuigi vahepeal on poliitikaelus alanud spekulatsioonid, et Eesti 200 võib lähiajal siis pauguga lõhki minna ja valitsusse võib nappideks kuudeks sattuda hoopis Sotsiaaldemokraatlik erakond. No Jaak Aab teeks selle tegelikult siin kohe saate alguses selgeks, et on siis mõneks hetkeks sotsidel võimalik siit opositsioonitunnist pääseda või need, kes seda juttu räägivad, liialdavad tugevasti? No tõmbame selle teema maha, tegelikult erakonna esimees on välja öelnud, et Michali valitsusse ja sotsiaaldemokraadidele. Aga mõne teise Reformierakonna juhi valitsusse? No siis peab ikka väga palju juhtuma kogu selles poliitikas ennem kui saab rääkida sellisest variantist. Andres Metsoja, no milline siis valitsusliidu tervis on ja kas võib rääkida sellest, et Eesti 200 on sisemiselt väsinud ja need lood, mida me loeme näiteks riigikaitsekomisjonis toimuva kohta, et see on vaid aja küsimus, mil see erakond otsustab kogu valitsuse tervise? No ma ei oska tervise kohta hinnangut anda, eks nad ise on oma arstid, aga peataolek on ilmselge, et kui seda nüüd inimkehas üle kanda, siis ilmselt seda elusolendit väga palju järgi ei ole. See ebakindlus tegelikult ju igal sammul paistab välja, olgu see riigikaitsekomisjonis, riigikaitsevaldkonnas, kus ka koalitsioonisaadikud ise siis esitavad eelnõusid ja neid viiakse ka hääletusse ilma kokkulepet, et see tundub kummaline, siis püütakse teha kriisikoosolekuid, et seda olukorda kuidagi tasandada, leida lahendus ja kogu aeg räägitakse, et kuskil on mingi teine Eesti, kes ehitab siis riigikaitset kuidagi teisiti üles kindlamalt kui seni. Või võtame siis kogu jäätmemajanduse, et me tegeleme sellise peenhäälestusega taas ja seda on kurb vaadata, sest tegelikult Eesti suur plaan on kadunud, suured eesmärgid on maasse kaevatud ja tegelikult inimesed ei tunne enam Eestis ennast hästi ära. Lauri Laats, kas Keskerakond on ka Eesti 200 liikmetega läbirääkimisi pidamas või on keegi juba põhimõtteliselt öelnud, et on valmis Keskerakonnaga liituma? Ja ma arvan, et praeguses olukorras on väga palju inimesi, kes soovivad Keskerakonna liituda ja mitte ainult Riigikogus, vaid ka üle Eesti. Aga ma arvan, et praegu me peaksime keskenduma ikkagi praeguse valitsuse ja nende tööle või siis nende tegematuse nii-öelda osas ja minast valitsus on ju üleüldiselt valitseb korralagedus. See puudutab nii nende tegevusi kui ka kommunikatsioone. Ja minast see viimane näide, mis puudutab nüüd maakondlikku ühistransportit, on ehe näide sellest, kus ühest poolt nii minister kui ka kantsler räägivad, regionaalminister ja kantsler räägivad, et piletitasu tuleb. Ja seda on ka välja öeldud meil saalis, kui me seda arutasime ministri poolt. Ja nüüd järsku, kui see uudis on väljas, siis peaminister ütleb, et me ei ole üldse millegis kokku leppinud. Ja see tegelikult peegeldubki kogu seda praegu valitsuse tööd. Ja mis see tegelikult tähendab? See tähendab seda, et me ei saa kindel olla. Me ei saa kindel olla nende sõnumite peale, mis sealt poolt tuleb. Ja see tegelikult, see sõnum, mis praegu kõlas ja jäi kõlama, ongi see, et ühistransport muutub tasuliseks nii õpilastele kui eakatele ja selle teadmisega inimesed praegu elavad. Peaminister ütles ju seda ka jaanuaris, et piletit ei tule, et kas Terras ei saa sellest aru, ametnikud ei saa sellest aru? 2 kuud keegi millegist aru ei saa. Täpselt samamoodi ka meie Riigikogus rohkem ei saa aru. Kui üks minister tuleb, ütleb, et tuleb ja siis peaminister ütleb, et ei tule ja kumba siis uskuda? Mina ütlen, et mitte kedagi ei uskuda. Rain Epler, no mis teie jaoks need märgid on? Millal saab siis hinnata, mis saab ja kuidas saab? Ja ma kõigepealt tulen sinu selle sissejuhatuse juurde, et minu arust nagu pauguga ei saa Eesti 200 lõhki minna, et sealt visises õhk mingi 1,5-2 aastat tagasi välja, et see viimane visiseb varsti lõpuni. Nüüd see, mis Lauri ütles, et ka meie Riigikogus ei saa aru, oli võib-olla liiga julge üldistus, et saame ikka. Eks Reformierakond on ju varemgi enne valimisi rääkinud jutte, et rahvale meeldida ja nüüd siis Michal astus Terrase vastasesse võitlusesse justkui ja lubab kõigile tasuta transpordi jätkumist, mitte kõigile, aga ütleme vanuritele ja lastele. Ma tuletan inimestele meelde möödunud valimisi, et kui taas valimiste järel peaks juhtuma, et Reformierakond võimule saab, küllap need lapsed ja vanainimesed siis tasuta sõidust ilma jäävad, sõltumata sellest, mida reformierakondlased enne valimisi räägivad. Praegu tundub lausa, et Terras teeb Michalile valimisreklaami. Või aitab kaasa seal sellise taustajõuna. Ja vaata veel üks uudis, mis puudutab nüüd seda roheenergiat.
kus Kristina Kallas, Eesti 200 erakonna esimees ütles, et noh, et sellisel viisil me ei saa ju hankeid korraldada ja vähempakkumist, et noh, et tuulikute osas, et see ikkagi nagu ei toimi. Aga samas saalis, mis me kuuleme nii Reformierakonna poolt kui ka Eesti 200 saadikute poolt, et roheenergia on kõige parem. Ehk siis see võitlus seal käib ja tõenäoliselt see on ikkagi näiline. Minu arust Kristina Kallas ütles, et kui Reformierakond saab oma sponsoritele raha jagada, siis peavad nemad saama oma sponsoritele ka jagada. No üks sündmus, mis sunnib erakondi siiski Toompeal koostööle, on presidendivalimised. Eile oli parlamendis siis presidendivalimiste seaduse muutmise seadus ja see küll toob siis teatud kuupäevad natukene varasemaks ja ka kohustuse siis tulevasel presidendil juba siis valimiste eel midagi ka siis Eesti rahvale öelda. Lauri Laats, no Keskerakond tegelikult on praeguseks ju ainsana välja tulnud oma kandidaadiga. Te olete avaldanud arvamust, et Alar Karis peaks jätkama. Täna ka vanemate kogu seda teemat arutas. Kas Karise võimalused saada järgmiseks Eesti presidendiks on need veel elus või pigem, kui te ikkagi Karise välja käisite, siis te arvestasite sellega, et niimoodi on võimalik Alar Karisele pakkuda siis ikkagi presidendi ametiaja lõpp? Tegelikult meie soov on siiras, et mida praegu Eesti vajab stabiilsust. Ja president on näidanud ennast tegelikult rahvamehena, tal on olemas suuresti rahva usaldus ja tegelikult kui me analüüsime, siis ta on ju ainuke tegelikult nii-öelda süsteemi osa, riigisüsteemi osa, kes on olnud alates 21. aastas nii-öelda ametis. Meil on vahetunud peaministrid, meil on vahetunud ministrid, vahepeal ka kohaliku omavalitsuse tegelased ja kõik nii edasi. Ehk siis ta on tegelikult see püsivuse näitaja. Ta on läbi elanud erinevad kriisid, nii koroonakriisi, energeetikakriisi, kui ka siis sõja alguse ja kogu selle perioodi, kus me praegu oleme. Ja ma arvan, et ta on saanud sellega suurepäraselt hakkama ja kui me tahame sellist tagada Eesti riigis stabiilsust, siis kindlasti me peaksime väga tõsiselt mõtlema selle peale, et Alar Karis saaks ka järgmiseks hooajaks perioodiks Eesti Vabariigi president. Jaak Aab, kelle taha Alar Karise valimine võib jääda? No ma arvan, et tuleb meelde tuletada matemaatikat, eks ju kõigepealt, et Riigikogus on seis ju selline, et ühel erakonnal on 39 häält, ehk siis kui see erakond ei soovi Riigikogus näiteks mõnda kandidaati toetada, siis seda Riigikogus seda presidenti ära ei valita. Jah, sõnades on ju ka Reformierakond öelnud, et ega nad ju võivad kaaluda praeguse presidendi jätkamist. Mis see poliitikas tähendab, kui keegi ütleb, et me võime ju kaaluda? Aidake tõlkida. Noh, jah, selle juurde käib, et liiga vara ja mõtleme ja kaalume siin ja vahepeal käis mingi imelik plaan välja, et öeldi, et me siin koalitsiooni nõukogus arutame, et kelle me välja käime. Ja siis lähme otsime toetust, et no võib-olla tulevad sotsiaaldemokraadid ja võib-olla keegi veel toetama. No ei ole tõsine jutt. Seda saab ikka koostöös teha. Mina arvan, et praegune president on üldiselt hästi hakkama saanud. Mulle meeldisid ka need sõnumid, mis olid tema kõnes, ehk räägime sellest ka pikemalt. Need väga paljud haakuvad sellega, millest sotsiaaldemokraadid on rääkinud näiteks. Mina juba näen seda, et sotsiaaldemokraadid on samuti toetavad Eesti Keskerakonna kandidaati. Et me leiame selle ühisosa, me nägime seda täna ka juba vanemate kogus. Mitte ükski erakonna esindaja ei välistanud Alar Karist, aga samas ei olnud ka kohe nõus ka kinnitama nõusolekut teda esitada kandidaadiks. Aga klaarime EKRE positsiooni ära. Ma ütlen vastu, et ei ole tõsiselt tegelikult arutletud. Me oleme kinnitanud, et praegune president on minu arust päris hästi hakkama saanud, aga kes võiks olla? Kas praegune president, keegi teine, seda peab veel mõtlema. Ja ma räägin, et üks matemaatiline variant on siin ikka vastas. Et mis sellega teha, ma ei tea. Rain Epler, mis see EKRE positsioon on? Et ma olen uudistest kuulnud, et ühest küljest just kui te ütlete, et Karis vajaks väljavahetamist, aga siis ma saan aru, et täna, kui siis kuulata siin eelkõnelejaid Riigikogu vanemate kogus, põhimõtteliselt mingil kujul Karisega nõustutakse.
No kõigepealt suuremast pildist, et meie positsioon on alati olnud, et president peaks olema otse valitav ja niikaua kui ta seda ei ole, siis see mingisugune 10-minutilise kõne andmine ja kuupäevade nihutamine on tegelikult ma ei tea, töö imiteerimine. Mis puudutab Karist, siis tänase vanematekogu sõnum oli see, et praegu on liiga vara, et siin kedagi välistada ja selge on see, et erakonnad siin omavahel peavad kompromissi ja ühisosa otsima. Aga jällegi see toob minu arust meid tagasi selle otsevalimiste juurde, et kui nüüd erakonnad siis leiavad mingi kompromissi ja nagu ka Martin Helme peale vanematekogu ütles, et kõik peavad kusagilt järgi andma, et siis tegelikult rahva poolt vaadates on jälle selline nagu poliitilise kokkuleppe president, oleks president otsevalitav, siis tekiks tõeliselt selline nagu tasakaalustava sõnaga jõud poliitikasse, mis ka seda stabiilsust, millest Lauri rääkis, võib-olla nagu palju rohkem saaks pakkuda omalt poolt. Metsoja, ma saan aru, et Isamaa toetas Karise võimalikku jätkamist, aga ja nüüd siis tehti vanematekogus ülesanne Riigikogu esimehele Kadriorgu minna ja uurida, kas Karis põhimõtteliselt üldse oleks valmis jätkama, et mis te arvate, kas Riigikogu esimees Lauri Hussar suudab Alar Karist veenda? No ma arvan, et teda ei saadeta tegema sinna veenmistööd, vaid eelkõige siis ikkagi... Karis ütles mulle alles novembris, et teda peab väga tugevasti veenma, et ta üldse oleks valmis kaaluma. Nojah, see, kuidas Alar Karis tunneb, mina ei oska seda kommenteerida, aga mulle ikkagi eelkõige tundub, et Eestil on kombeks üks president korraga ja me valime just nimelt Eestile presidenti, mitte ühelegi parteile. Et see mäng alati käib nagu presidendi valimist ette, et umbes, et kellele sobib nüüd üks president või teine president, aga elu on ju näidanud, et kui president on valitud, siis ta on Eesti rahva president ja ta ei esinda ühtegi parteid otsast lõpuni, vaid ta peab tegelikult olema kogu Eesti jaoks olemas. Ja, praegu näete seda, et on olemas see oht, et mõned erakonnad mõtlevad, et kuidas valida siis nagu endale soodsam president? No nii, nagu kolleeg Jaak Aab siit kõrvalt ütles, et et koalitsioon on asunud justkui valima mingit kandidaati, sobilikku kandidaati. Mida nad vahel küll eitavad? Mida nad nagu eitavad, aga see kuidagi mänguna paistab välja ja teine pool sellest matemaatikast ju tegelikult on ka kõnekas, et ega kõik saavad aru, parlamendi erakonnad saavad ju aru, et kui see asi läheb valijameeste kätte, siis on samamoodi matemaatika ja eks see Excel on kõigi jaoks ju läbi käidud, et pole mõtet sellist mängu mängida, et täna on riigikaitse teemad tähtsad, Eesti ühtsena hoidmine tähtis, Alar Karis on ennast tõestanud presidendina, tuleb minna edasi. No kui ma kuulen poliitikuid, siis räägitakse, et oleks vaja selline president leida, kes saab aru välispoliitikast toimuvast ja kellel oleks siis ka sisepoliitikas tugev tunnetus, et aidake tõlkida, Jaak Aab, kellest jutt käib? Eks kui võtta kõik eelmised presidendid, siis on tehtud ka selline, et igal ühel on väga häid külgi ja mõned on võib-olla olnud tugevamalt, välja paistnud rohkem, teised vähem. Üks probleem minu arust siin, mida tegelikult Andres ka tõi välja, et nagu riigikaitse või julgeoleku küsimustes, siis minu arust välispoliitiline nagu tugevus ei ole enam meil tugevus. Ja ma ei taha siin näidata presidendi poole sõrmega, et tegelikult välispoliitikat kujundab ju Välisministeerium, seda teevad Riigikogu oma avaldustega, oma otsustega, aga esindavad siis välisminister ja peaminister ja teatud osas president. Aga see, ütleme, teatud kakofoonia, mis on siin vahepeal kõlanud, näitab, et meie välispoliitikat ei osata siis tugevalt kuidagi sõnastada ja selle eest seista. Et need sõnumid kipuvad olema erinevad ja tõesti ma ei taha presidenti süüdistada. Siin rohkem ma vaataks ikkagi peaministri ja välisministri otsa ja mis öelda, ega Michal ka eriti selles välispoliitikas ikka silma ei paista. No Karise puhul tõesti siis on käimas suur vaidlus teemal, kas vabariigi president tohib oma sõnadega välispoliitikas rääkida. Rain Epler, kuidas teie aru saate, et kus presidendi siis selline vabalt rääkimise piir jookseb? Jah, eks teatud määral presidendi ametis tuleb sellise koordineerimisega arvestada, aga ma teisipidi ei kujutaks ka hästi ette, et president on inimene, kes ainult paberi pealt neid tekste ette loeb, mis sealt Islandi väljakult saadetud on ja mis puudutab, me siin käime nagu kassid ümber palava pudru, seda siis skandaali justkui, et president justkui irdus meie välispoliitilisest liinist, ma ütleks, et kui otse seda presidendi väljaütlemisi vaadata, siis ta
ajas ikkagi väga mõistlikku juttu, noh see, mille peale Tsahkna vile käima tõmbas, oli see, kui president ütles, et kui Euroopast räägitakse, võiks ka Euroopa laua taga olla. Noh, minu arust seal kahjustas Eesti nagu mainet väljapoolt vaadates eelkõige ikkagi välisminister, et ma siin presidendile küll mingeid etteheiteid selles kaasus ei tee, aga noh, loomulikult president, me kõik loodame, et on meil intelligentne inimene, suudab sõna võtta ka nii, et ei ole ette valmistatud ja mikrofon, eks ole, pistetakse nina alla ja siis ajada sellist juttu, mis Eesti huve hästi esindab. Ja noh, ega maailmas tegelikult noh, ka isiklikud suhted ei ole väheolulised, nii et noh, selles mõttes ta võiks olla isiksus ikkagi see president ka, lisaks sellele kõigele nagu institutsionaalsele poolele, aga ma arvan, et see isikute vahelised suhted ei ole vähetähtsad. Andres Metsoja, on see siis välisministri Onn ja Soolo, mis Karise ja Tsahkna teljel toimus? Välja ta paistis sellise presidendi tühistamise kampaaniana, ja see on kahtlemata halb, et seda ei tohiks juhtuda, ei peaks juhtuma ühes normaalses riigis. Aga kas president peaks ka siis poliitikuid ja rahvast vahest selles mõttes heas mõttes üllatama? Noh, mina mäletan neid aegu, kui Lennart Meri oli Eesti president ja ma arvan, et tegelikult neid aegu me igatseme natuke tagasi, kus president tuleb ka päevakohasel teemal, loob ise selle teema, tuleb, võtab sõna, juhib tähelepanu. Noh, ma mäletan väga selgelt neid aegu, kui viidi koos kaamerameestega WC-sse ja näidati, et see on siis see värav, kuhu meie väliskülalised tuuakse. Et võib-olla sellist ootamatust, ka vähem sellist poliitkorrektsust, noh, et seda me ühiskonnana vajame, sest see on päris elu. Ja inimesed igatsevad tegelikult päris eluliste probleemide järele, nad tahavad näha, et neid lahendatakse, mitte see, et me paberi peal kogu aeg kirjutame ennast suureks, ütleme, et me Euroopas lahendame nüüd ära, ma ei tea, Euroopa suured konfliktid Venemaaga ja kõige muuga. Ma saan aru, diplomaatiliselt seda kõike peab tegema, aga noh, Eesti tavainimene ju, ta saab ju aru, et see elu päris nii ei ole. Aga noh, kui öelda, et tegelikult välispoliitika on väga oluline, et sõnumid, eriti praeguses olukorras, ja ma ei saa aru, kuidas siis ei saa teha koostööd, ei saa siis selgust nendes sõnumites, mida antakse. Ma arvan, et võib-olla ka see kriitika presidendi osas oli üle võimendatud, aga see näitab niimoodi, et kuidagi pidi see koostöö ei toimi. Järelikult presidendi, valitsuse, peaministri, ma ei tea, välisministri vahel ei ole seda head koostööd ja see näeb halb välja. Vaata, kui sa oled ikkagi teadlane, intelligentne inimene ja siis sulle tuleb seletama välispoliitikat, ütleme selline nagu Johaidi tantsumees, et seal võib ollagi raske vahepeal teda kuulata nagu liiga palju ja liiga kaua. Aga Lauri Laats, kuidas see segadus nüüd ära lahendada, et kuidas me tulevikus selliseid konflikte ei peaks nägema? Aga see on ju kõik kinni inimestes. Tegelikult seal ju konflikti kohta ei olnudki. Et kui me vaatame üleüldist poliitikat ja seda sõnumit, mis tuli presidendi suus, siis ta ju tegelikult kordas samu nii-öelda tõdes ja mis olid juba eelnevalt välja öeldud üleüldiselt Euroopa teiste riikide juhtide poolt. Võib-olla Tsahkna nii-öelda tõlgendamisoskus, see on see koht, mis jätab soovida ja loomulikult sellist konflikti ei oleks pidanud üldse tekkima, et kui Tsahknal jäi midagi arusaamatuks, ta oleks pidanud lihtsalt kõne võtma ja selgitama ja et selles mõttes selgus majja luua, aga selle asemel kasutati meediat ja see ei olnud esimest korda, see oli juba teist korda, et me mäletame Kasahstani nii-öelda juhtumit, et see on selgelt nii-öelda praeguse välisministri töö, mis näitab ka seda, et tal tõenäoliselt praeguse presidendi osas sümpaatiat ei ole ja eks teda tulebki liigitada selle presidendi kampaania raames. Aga ma tahaks nagu veel kord tulla selle stabiilsuse juurde. Vaadake, kui me vaatame ja erinevaid uuringuid, siis usaldus parlamendi vastu, usaldus valitsuse vastu tegelikult Eesti riigis on hästi madal. Usaldus presidendi institutsiooni vastu on hästi kõrge. Ja ma arvan, et lähtuvalt sellest me võiksime Riigikogus, ja seda me rääkisime ka täna vanemate kogus ka, et võtta ennast kokku ja näidata ka rahvale, et me suudame koostööd teha, et nii-öelda parlamendi üleselt ei ole siin koalitsiooni ja opositsiooni ja teha see õige otsus ära. Et validagi hea president ja ma arvan, et praegune president, nii nagu siin ka on välja öeldud juba suuresti, on nende aastate jooksul teinud head tööd ja ka nii sisse kui ka välja. Et selles mõttes ei saa nüüd öelda, et meil president on kuidagi väljapoole teinud vähem olulisemat tööd või ta ei ole sellega hakkama saanud, vastupidi.
ta on ikkagi pildis, aga milles on Jaagul õigus, siis ega Michal on tegelikult tunduvalt, ma arvan, isegi nõrgem välispoliitiliselt ja tema sõnumid kui president ja tema siis nii-öelda selline seisus ja siis arvamused. Aga selle presidendivalimiste teema lõpetuseks, et mis nimedest veel räägitakse, et kui ma siin mingil hetkel ütlesin, et selline välispoliitilise tunnetusega sisepoliitikas orienteeruv inimene, no ma saan aru, et Sven Mikserist siin Toompea koridorides räägitakse, Jüri Luigest räägitakse, ma ei tea, kes veel on need? Ma arvan, et praegusel olukorras ei ole mõtet rääkida teistest kandidaatist ennem kui ei ole saanud meie kõik parlamendi siis fraktsioonid alakariselt mingi sõnumi, kas ta on heatav või eitav sõnum. Ja selles me nagu ka leppisime kokku vanemate kogus, et seetõttu me otsustasimegi Lauri Hussariga presidendi juurde saata, et kus ta püüaks selle nagu sõnumi kätte saada. Ja kui sealt on nagu nii-öelda selge, siis me selle nii-öelda infoga saame edasi töötada ja siis sellest lähtuvalt saame juba rääkida ka teistest kandidaatidest. Jah, ja tõesti on see tarvitus olemas. Tõesti on ju ka nõnda, et ilmselt kõik võivad siin nimesid õhku visata, aga... No kas Jonatov Seevio vist on saamas Isamaa kandidaat? Aga ma arvan veel kord, et Eestis on kindlasti palju tublisid inimesi, kellel on olemas see võimekus, aga see ei ole nagu selline missi kandidaatide võistlus, eks ole, et me käime välja, et kes võiks nüüd olla Eesti presidendid eelkõige olukorras, kus tegelikult ongi vaja, kui parlamendis valida, on vaja seda kokkulepet, et me tõesti soovime valida ja räägime nendest kandidaatidest ja sellisel juhul peaks ka olema luba see isiku nimi nagu välja käia, et me võime spekuleerida, aga lõpuks ma arvan, see nende isikute suhtes ei ole ka aus. No Rain Epler, kellele siis toetust otsitakse? Ma tahtsingi tegelikult öelda, et kui siin, eks ole, sõja kontekstis räägitakse sõjaudust, siis minu arust praegu on see presidendi udu, et ega niivõrra ei räägita kandidaatidest, aga räägitakse sellest, et räägitakse kandidaatidest, nii et praegu selgelt küll ei ole mingeid nimesid selliselt välja käia, kes nagu võiks tõsiselt võetavalt olla. Ma arvan, väga viisakas on see, et kui me istuva presidendi osas nagu oleme saanud selge nii-öelda suuna kätte. Nii, aga me kuulsime ja saime lugeda siis vabariigi aastapäeva eel ja ajal mitut olulist kõnet, küll Kaitseväe juhataja pidas kõne, Riigikogu esimees esines sõnavõtuga, Tartus Eesti Rahva Muuseumis pidas peaminister kõne, Estonias kontserdisaalis vabariigi president pidas kõnesid oli veel. Epler, kas Michal pöördus EKRE poole, kui sõnas, ma tsiteerin, on väärtuskonfliktide teravnemise aeg, neile, kes toorest populismi peavad poliitikaks, soovitan vaadata enda sisse ja mõelda, mida te tegelikult tahate. Enamikel juhtudel on see soov saada tugev käsi, kes lööks korra majja, tugev käsi on harva puhas ja peaaegu eranditult rakendatakse seda kiiresti jõuihalejate endi vastu. Rääkis Michal EKRE-st või? Tead, ma võib-olla, kui tohib selle Michali kõne ja võib-olla ka presidendi kõne puudutaks korra natuke pikalt, ma kõigepealt ütlen, et ma kumbagi laivis ei kuulanud ja ei olnud ka plaanis neid järele kuulata ega lugeda, aga kui sa, Mirko, ütlesid, et saates tuleb neist juttu, siis ma eile presidendi ja Michali kuulasin järgi. Mõlema kohta ma ütleks, et natuke selline nagu igav ja hall, et kui me räägime, mõlemad puudutasid näiteks hariduse küsimust, eks ole, president puudutas ka innovatsiooni ja võib-olla julgust ja Michal ka seal rääkis väike riik ja paindlikkus, et kui sa juhina sellest räägid, aga oma aastapäeva kõnes ei julge isegi 30-sekundilist nagu passaaži kõrvale teha sellest paberile kirjutatust, näidata välja, et sa siis ise näidata, et sa oled intelligentne inimene ja suudad mingil teemal mingi nüansi sisse tuua, aga nii, siis ta on natukene selline nagu bürokraatlik, kantseliitlik. Mis puudutab Michali kõnet, siis ütleme, kõne algus näitas minu arust, et ta elab selles samas Euroopa liberaaldemokraatlike autokraatide mullis, kes on võimetud enda ette peeglit tõstma ja on võimetud aru saama, et on aastaid ja aastakümneid siin valesid poliitikaid ellu viitud. Ma ei tea, kelle poole ta pöördub. Mina panin tähele, kui ma eile teda kuulasin, ta rääkis, et meie teeme ja ma ei saanud täpselt aru, kas ta meiena, mulle tundus, ta mõtles Reformierakonda. Et see meie ei tundunud nagu kuidagi nagu Eesti. Et see oli üks aspekt, aga võib-olla kui positiivselt ka mõlemast välja tuua, presidendi kohta veel, et ta ka rääkis, eks ole, lastest, demograafiline situatsioon, haridus, väga õiged nagu osundused, aga minust tal järeldused läksid jälle sinna, et nüüd riik peaks kuidagi tulema ja tegema, et president küll õnneks mainis, et näiteks hariduses ikkagi vanemate vastutus on suur, aga minu arust me võiks siis ka vanematele anda
noh, võib-olla otsustusõigust kas või läbi selle, et noh, arutaks Eestis tõsimeeli, et miks peab olema üldse haridusministeerium, kes kõigile koolidele programmi ja kõik ette annab. Anname koolipidajatele vabadust, anname vanematele võimalusi otsustada. Aga et ma ei oleks ainult selline kiru ja siis ma ütleks, et Michali kõne lõpu osundus tiigrihüppele ja sellele, et me selle vilju täna tegelikult naudime ja noh, kahtlemata Eesti maine IT-riigina on suur, oli hea, aga siis noh, sinna järgnes üleskutse, et heade mõtetega inimesed olete teretulnud. See mingit pidi näitas ka jällegi tema enda, ütleme, erakonna mõtete puudust. Ja see ilus mõte, mis oli lõpus, et lapsed võiksidki saada elada kodudes koos oma kasside ja koertega, me peaks selle nimel pingutama, ma olen jälle nõus. Aga jällegi sinna juurde väike nagu tõrvatilk, ma mõtlesin, et Reformierakonna nüüd just selle viimase valitsemistsükli jooksul on absoluutses vaesuses elavate laste arv väga drastiliselt kasvanud. Et noh, võt seal oli nagu mõte oli ilus peaministri poolt, aga jällegi kuidagi selline, et tegevus viimaste aastate jooksul ei ole nagu sellega kooskõlas olnud. Andres Metsoja, aidake teie. Michal ütles ka, et 2026. aastal saab olema ilmselt liikumine kokkupõrke kursil, kokkupõrkavad soov minna kas tagasi või edasi, itta või läände, sulgumisele või avatusele. Aidake, millised erakonnad soovivad Eestis minna tagasi ja itta? Kas Isamaa? Kindlasti mitte Isamaa, et Isamaa on läbi aegade seisnud Eesti suveräänsuse ja eestluse kultuuri, keele, kõige selle ruumi eest, mis meil on tähtis, ka majandusruumi eest, mis tegelikult peab seda kõike kandma. Aga noh, mulle tundub, et Michali kõne oli pigem sükene valimiskõne, et hea kõne on tegelikult kunst. Ja minu mõelest härra president tabas nagu väga kenasti seda žanri. Ta rääkis Eesti rahvaga, ta rääkis sellest, millises Eestis tema tahaks elada. Seevastu peaminister rääkis sellest, et kuidas tema võitleb iga päev selle eest, et Eestit odavalt kellelegi ära ei anta. Et kuskil on mingid jõud, kes tahavad Eestit kallutada kuhugi, viia ära selle normaalsuse juurest, mis justkui täna on normaalsus ja kõik see muu, mis peale tungib, on ebanormaalsus. Aga me teame, et demokraatias toimub debatt, on valija on andnud oma hinnangu erinevatele nii-öelda poliitilistele jõududele ja kõigil on omal näol õigus ja minu meelest ei ole peaministril ainust autonoomiat nagu tulla öelda, milline poliitika on õige ja milline on vale. Kahtlemata see, et keegi tahab kellelegi Eestit ära kinkida või ära anda või maha parseldada või viia ta kuidagi mustude jõudude suunas on ja see on kuidagi ähvardav ja minu meelest sellel hetkel täna Eesti sünnipäeval ei ole see päris mõistlik. Ähvardav ja ka alusetu. Lauri Laats, kas teie oskate kuulejaid aidata, et kas Eestis on siis õiged erakonnad ja valed erakonnad, kas ühed tahavad head ja teised halba ja kuhu Keskerakond selles loos paigutub? No ma... Keskele. See oli hea küsimus. Nalja tuleb ka, peab tegema. Aga tegelikult on... me peaministri kõnest nägime selgelt jällegi vastandumist ja see meenutas kindlasti ühe partei esimehe parteikongressi kõnet. Ehk siis on olemas nii-öelda Reformierakond ja kõik teised on Reformierakonna vaenlased ja need vaesekesed Reformierakonna liikmed teevad ainuõigeid otsuseid, ainuõigeid nii-öelda valikuid ja kõik üle on nagu segavad. Ja see oli tegelikult peaministri sõnum. Ja lisaks sellele ta solvas väga palju inimesi ja lisaks ta solvas ka nii-öelda mitte liberaalse vaatega inimesi ja neid on ju päris palju. Et see ei olnud peaministri vääriline kõne, ta ei olnud kindlasti Eesti Vabariigi aastapäeva vääriline kõne ja sellest nagu võiks ikkagi nagu nii-öelda võtta õppust, et sellist vigu rohkem mitte korrata ja mida me sellest kõnest veel saime teada, et tõenäoliselt sellist ideoloogilist kokkupõrget ja sellist kultuurist sõda me näeme sellel aastal väga palju, see aasta on ju valimise eelne aasta ja seda hakatakse aina rohkem ja rohkem kasutama ja hakataksegi jällegi liigitama, et nii-öelda valged jõud, mustad jõud, idasuunalised, läänesuunalised jõud ja nii edasi, aga see tekitab lihtsalt ühiskonnas suurt lõhet.
ja seda me nagu tegelikult lubada ei tohi, aga praegune peaminister on võtnud selle suuna ja seda me näeme pidevalt samu väljaütlemisi Reformierakonna liikmete poolt Riigikogus, peaministrist rääkimata ja noh, kui me räägime veel rahandusministrist Jürgen Ligist, noh, siis me jäämegi siia rääkima. Jaak Aab, olete presidendiga nõus, kes oma siis aastapäeva kõnes ütles, et me oleme oma armsa sauna üle kütnud ja vängest leilist uimas, et on siis niimoodi, et meie seas on päris palju neid tülikäivitajaid ja ässitajaid, parastajaid ja solvujaid ja siis nüüd me mõtleme, et kuidas me kõik oleme siia jõudnud? Jah, et ma pean kõigepealt läbi isikliku prisma vaatama, et eks mina ka olen dinosaurus siin poliitikas ja ega tänapäeva kombed mulle ka päris hästi ei meeldi. Me ei peaks nii palju tõesti tegelema üksteise maha tegemise ja sõimlemisega, mis nagu paistab hästi välja, aga sisuliselt edasi ei vii. Aga kui nüüd rääkida korraks ka siis Michali kõnest, siis see muster juba paistab välja tõesti. No, Lauri nagu üritas enam-vähem sinna suunas, et tundub nii, et tegelikult Reformierakond on siiski läbi kukkunud oma majandusprogrammiga, maksumuudatustega, kus ausalt öelda 500 miljardit võeti lihtsalt raha ära riigieelarvest, jagati laiali siiski keskmiselt jõukamatele inimestele. Noh, praeguses riigieelarve olukorras on see tegelikult katastroof ja absoluutselt vale suund. Ja ju on siis aru saadud, et see pole nagu päris hästi peale läinud kõik. Ja siis, mis siis üle jääb? Siis kuskilt kapi nurgast leitakse üles liberaalne maailmavaade ja üritatakse rõhuda väärtustele. Nii Eesti 200 kui Reformierakond, noh, üks näide on Rein Veidemann. Tõesti, see Veidemanni väljaütlemine ei olnud kõige õnnestunum, tunnistame. Aga nii käredalt minna kallale ühele, noh, siiski lugupeetud inimesele, sealt paistis välja, et äkki nüüd lähme väärtuste pärast. Et matta maha, siis kuskile või peita ära seesama igapäevaelu probleemid, inimestel toimetulek, inflatsioon, kallid hinnad, noh, tegelikult täiesti vale maksustruktuur ja nii edasi, siis et see väärtussõda nagu üles võtta Reformierakonna poolt. Noh, teatud väärtussõda käib meil kogu aeg, eks ju, igalühel on oma väärtused. Sotsiaaldemokraatidel on kogu aeg liberaalsed väärtused, isikuvabadused, solidaarsus, kõigepealt oleks ka veel sõnastama, mis see liberaalne maailmavad on ja me ei ole seda häbenenud. Aga Reformierakond minu arust äkki nüüd leidis jälle uuesti selle üles, et see on natuke nagu inelik ajalustus. No Michal ütles, et Eesti peaks tugev, agressiivselt tulevikku vaatav olema, et kas te jällegi aitate kuulajale selgeks teha, mida tähendab agressiivselt tulevikku vaatav? Et mis see poliitikas tähendab? Mida me nägema hakkame? Võib-olla see teatud määral haakub sellega, mida ütleb Ursula von der Leyen näiteks Euroopat juhtides, et ta ei ütle, et me peame kaitsma demokraatiat, ta ütleb, et me peame kaitsma meie demokraatiat, et see on mingi Ursula von der Leyeni nägemus demokraatiast ja võib-olla Michalil on nagu selles mõttes samasugune agressiivne vaade, et tuleks vaadata tulevikku nii, et nagu ka Lauri puudus, et Reformierakonnal on, eks ole, ainuõige arvamus ja nüüd tuleks agressiivselt vaadata, et muud arvamused kuidagi nagu pildile ei saaks. Ma Jaagule ühes väikses asjas vaidleks vastu, et minu arust Rein Veidemanni väljaütlemine oli igati adekvaatne, et see ei olnud ebaõnnestunud. Aga muus osas ma olen suga nõus, et inimese väljaütlemisele järgnes selline nagu avalik lintšimine. See oli täiesti ebakohane ja siis veel need isikuvabaduste jutt sotsiaaldemokraatidelt, et kas sotsiaaldemokraadid mitte ei otsita valitsust vaenukõneseadust kiiresti vastu võtma, et siin on nüüd väike vastuolu. No reeglid ja tingimused on ikka sellest demokraatis alati olemas. Ma nagu selle agressiivsed nii-öelda otsused või siis nii-öelda edasiminek asendaks sõnaga nagu tuleb teha kiired ja targad otsused. Et see on palju parem ja see oleks võinud ka kõlada peaministri kõnes. Ja mis see tähendab, kiired ja paremad ja õiged otsused on see, et ja julged otsused. Loomulikult AI kasutus suuremal määral. Loomulikult meie nii-öelda ametkonna nii-öelda vähendamine ja päris nii-öelda suure protsendiga, mida ei ole suudetud teha. See on kogu aeg räägitakse, et meil on nagu bürokraatia vohab ja ametnikke tuleb nagu vähendada ja kõike nii edasi, mida me tegelikult näeme, et neid on vastupidi rohkem nii-öelda aastate jooksul tekkinud ja siis bürokraatia on meil täpselt samal tasemel, kui mitte rohkemgi. Ehk siis tegelikult julgelt vaadata nii-öelda ettepoole ja teha julgeid otsuseid seal, kus tegelikult on vaja, tuleb julgelt ära teha. Me näeme, et
et meil on tegelikult järgmiste parlamendivalimisteni korralisteni täpselt aasta. Andres Metsoja, kui tõenäoliseks te peate, et just nimelt need julged otsused tulevad või millisena te seda aastat ette kujutate, et mis Eesti sisepoliitikas toimub? No tulevik tuleb päris kindlasti, selles ei ole kahtlust. Aga kuidas ta tuleb, eks selle kohta peab andma aega arutust ja Isamaa kindlasti seda suunda hoiab, et revolutsioonilisust oleks vähem, evolutsioonilisust oleks rohkem. Sest olgem ausad, see revolutsiooniga valitsemine on ju kõiki üdini ära väsitanud, mitte ainult väsitanud, vaid tegelikult ka usk on kadunud. Et kui me jõuame oma majanduskeskkonnani, siis ettevõtjatega suheldes kõik nagu ütlevad, et kuulge, et pidi ju tulema, Kaja Kallas kunagi rääkis, et need ettevõtted, mis on, et need tuleb kinni panna, tuleb uus majandus asemele, selleks on kogu seda rohepööret vaja. Ja kus ta siis nüüd on, see uus majandus? Euroopas varuettevõtteid kõvasti kinni pandud, et hakkab kätte jõudma see kinnipanemise faas, nagu on jõudnud täitsa kaugele. Paraku ta ongi rohkem Hiinas ja Aasias ja kuskil mujal, kus tegelikult me rääkisime, et me teeme endale konkurentsieelise, aga millegipärast me iga päev kaotame konkurentsieelise. Ja see ongi see, et see rohemajanduse mudel, ta rohkem ei toimi ja tegelikult me ei suutnud seda ka korralikult käivitada. Algideena ta võis isegi hea olla, millest tegelikult praegu nii Reformierakond kui Eesti 200 ja kaasa arvatud, andke andeks, ka sotsiaaldemokraadid aru ei saa. Ehk siis see rohemajanduse mudel, see ei käivitunud, seda ei ole võimalik rohkem ka käivitada ja sellel ei ole ka tulemast. Ja siin kohas tuleb Euroopa, peab üle vaatama oma nii-öelda majandusmudeli ja Eesti poliitikud, need, kes ei ole veel aru saanud, selles peavad kiiresti sellest aru saama. Aga Andres Metsoja, mis me siis teeme, kui näiteks me näeme siis uudiseid, kuidas Itaalia oma elektritootjatele asub siis CO2 kvooti kompenseerima, et mida peaks Eesti selles olukorras tegema? Isamaa on kogu aeg olnud selle seisukohal, et see ETS-süsteem, see tuleb nagu ümber vaadata, see ei ole jätkusuutlik ja kahtlemata see Pandora laegas varem või hiljem avaneb. Me ju tegelikult Eesti riigis oleme ka selle üle elanud, kus Reformierakonna ja sotside valitsuses sisuliselt toimus see pendeldamine 100% taastuvenergia tootmise eesmärke, et seda ju kõik said aru, kõik eksperdid ütlesid, et see on ju seda ei ole võimalik täita või isegi kui seda oleks võimalik täita, on seda ebamõistlik täita. Miks te toetasite siis Andres? Ja päeva lõpuks tõmmati nii-öelda ikkagi ju see eesmärk maha. Vaata, miks me toetasime, võib-olla oleks pidanud hoidma veelgi rohkem sõrgu vastas, aga sellepärast, et tuli uus valitsus, mis tühitas ka peretoetused ära, aga meie eesmärk oli... Kaup oli vastas, sellepärast oli toetada. Väga kummaline tõesti, et seda toetasite Andres. Vaata, Rain, poliitika ongi sageli kummaline, kui sa veel aru ei ole saanud. Ja, vaata, aga ma ei taha praegu Isamaad kaitsta, aga nii nagu ma ütlesin alguses, kogu Euroopa tegelikult, kogu see nii-öelda uus majandusmudel, mis taheti üles ehitada, algideenad, ta ei olnud halb. Küsimus oli selles, et selle aja jooksul, kui me nagu kogu seda asja siin üles ehitasime või püüdsime üles ehitada, siis Hiina mängis meid üle. Mis see tähendab? Kui Euroopa seda mudelit tahtsi rakendades, ta tahtis ühelt poolt tekitada suuri võimsusi, mis toodavad elektrit, roheenergiat ja teiselt poolt oleks pidanud tulema suured tarbijad vastu. Näiteks on samad elektrisõidukid, mis on akude peal toimivad. Aga samal ajal, kui me seda kõike siin arutasime ja põrgatasime, siis Hiina oli meil valmis tagama selle roheelektri ja teiselt poolt ka tarbijad, need samad siis akuga sõitvad autod ja kõik. Ja meie majandus ei suutnudki nii-öelda ennast nii-öelda siis üles upitada rohemajanduse vaates ja praegu me siin olemegi. Aga need, kes tahavad veel tassida seda kaasas, seda koormat, need praegu juba teevad valed otsused. Rain Epler, mis me siis tegema peaksime? Kas sarnaselt Itaaliale ütlema välja, et kui Auveres siis põlevkivi põletatakse, siis maksame Eesti Energiale või tarbijatele mingil kujul selle kvoodiraha tagasi? See on näiteks üks võimalus. Tore kokkusattumus oli see, et üks kohtumine ettevõtjatega oli päev enne seda, kui see Itaalia uudis tuli ja sellest samast teemast oli juttu. Ja me olime koos Martiniga sellel kohtumisel, pakkusime välja selle, et me vabastamegi meie energiatootmise ettevõtted selle kvoodi ostu kohustusest. Sellele järgneb kohe mingisugune karm kiri Euroopa Komisjonist, et nii ei tohi teha.
noh, ja siis me vaidleme sellele vastu, siis noh, aasta-poolteist on juba läinud, majandus on saanud õitseda, me oleme palju rikkamaks saanud, siis Euroopa teebki mingi ettekirjutuse, mingi trahvi, siis me kaebame selle kohtusse. Siis tuleb uus valitsus ja nemad tegelevad tagajärgedega. Uus valitsus, aga mõtlen, et see raha, mis on võimalik teenida sellega, kui energeetikas teha õiged ja julged otsused, noh, lööb üle potentsiaalse trahvi, aga noh, siis järgmine päev tuli ka see Itaalia otsus ja noh, ja veel tegelikult mõni päev varem oli Antwerpenis oli siis Euroopa poliittippude ja suurettevõtjate kohtumine, kus ka Saksamaa koos Itaaliaga ütles välja, et see ETS-süsteem noh, tuleb kas tõsiselt reformida või üldse prügikasti saata. Nii et noh, mina näen, et sinna see nüüd teel on ja noh, see oli möödunud aastal, kui mina koos fraktsioonikaaslastega andsin üle valitsusele, noh, ettepanekus hääletati maha, aga et otsida liitlasi siin Poola, Baltikumist ja noh, teha siis ametlik ettepanek Euroopa Komisjonile. Noh, ma ütleks, oli hea nagu tulevikku vaatav ettepanek, ei nähtud, et see tulevik saabub, aga ta saabub. Ja nii et selles mõttes, et noh, ja Laurile ma nii palju vaidlen vastu, see ei olnud ka alguses nagu hea ja töötav lahendusse kogu see rohemajandus, et tegelikult küsimus ongi see, kui sa tööstust ei suuda üleval hoida, siis sul ei ole kaitsevõimet ja siis sa oled geopoliitilise laua tagant läinud ja tööstust sa selle roheenergeetikaga üleval ei hoia, fossiilid ja tuumaenergia on lahendus. Ja selles mõttes ma olen sinuga päri, et juhitavad võimsused peavad olema tagatud, on ju, see, mis Euroopas tehti, et panti kinni tuumajaama, oli vale otsus, see, et mis taheti nagu Eestis või tahetakse praegu siiamaani veel põlevkivijaamad kinni panna, kõik need, see on kõik vale. Loomulikult. Küsimus selles, et kui me räägime kogu sellest rohemajandusest, on ju, siis mingil viisil, mingis mahus ta kindlasti oleks toiminud, aga sellega ka hakkama ei saadud. Isegi sellega ei saadud. Ja isegi sellega. Ja Kaab, aga mida teha ikkagi, et keskkonnaeesmärgid saaks ellu viidud, sest ega ju saastav majandus ei saa olla eesmärk omaette? Noh, natuke lõbus, aga natuke kurb hakkab siin jälle seda sama debatti kuulata, mis käib Riigikogu saalis ja kus üks vale ajab teist taga. Tähendab, jah, see sama Itaalia otsus, ta maksab ju maksumaksja rahaga nendele elektritootjatele selle kinni, selle CO2. Et see ei päästa mitte kuidagi. Sellepärast peaksime meie parema tee valima. Lase mul rääkida. See, et see CO2 süsteemis, vett-süsteemis, kauplemise süsteemis on õhku sees, on spekulatsiooni sees, seda me teame kõik. Lõpuks jõuab see tõenäoliselt ka Brüsselile kohale ja kindlasti tuleb teda reformida. Ei hakka siin detaile rääkima, ju siis otsa tuleb vaadata, aga et see, et me tuleme siit kuskilt välja, ma tuletan meelde, et me oleme ka Nordpooli ühtses elektrivõrgus sees, kus kohast me siit välja tuleme siis. Kas nii, et meil lambid kustuvad ära, nii et ei tasu sellist pada ajada. Mis puudutab nüüd ka need eksperdid, kes toetavad, et põlevkiviga tuleb jätkata, muidugi tuleb praegu jätkata, meil pole juhitavaid võimsusi teisi ja seni, kui neid teisi ei teki, siis peab see olema, see reservvõimsus. Aga samas käib Enefitist, Eesti Energiast Raine Pajo näitamas neid torujuppe nendest vanadest kateldest, mis iga hetk üles sööda ja meil ei ole seda reservi. Ühesõnaga vaieldud ja kakeldud selle sama roheleppe või rohepöörde ja ma ei tea mille üle on aastaid, aga otsuseid ei ole. Ja seda oleme me öelnud ka valitsused, nüüd tuleb teha otsuseid. Kõige kiirem siiski uus tootmisvõimus, mis on võimalik tuua turule, on tuulepargid. Sellega ei saadud hakkama ja me ütlesime kohe, et sinna maale ei ole võimalik toppida nii palju neid tuuleparke. Püüame arendada meretuult samas, siis tuldi 2,6 miljardit ja löödi kõik nagu surnuks, mitte elu sees poleks nii palju kulunud. Jah, see toetusmehhanism ei olnud ka päris õige, mis siis oli. Tuligi, ütlesime, arvutame, mõtleme siis parema välja, aga uskuge mind, seda meretuult on ka vaja. Lihtsalt väike arvutus näitas, mis jaanuarikuuses oleks võinud juhtuda. Mul oleks üks meretuulepark, nii kiiresti neid tulnud poleks. Kindlasti see meretuulepark tuleb ka mingis uues situatsioonis, aga igal juhul ka Arvi Hamburg ütleb, et kõige kiiremini on võimalik taastuvenergia tootmisvõimsusi arendada, sinna kõrvale tulevad juhitavad ja seni, kui ei ole teisi, tuleb põlevkivi jaama üleval hoida. Aga selle 2,6 miljardiga just sotsid tulidki ju välja. Aga kõik, ei, meie ei tulnud sellega. Seda tuli Kliimaministeerium sellega välja. Kõik hirmutama. Aga tõde on see, et 6 aasta jooksul pole välja antud ühtegi ehitusluba. Viimase 2-3 aasta jooksul pole vastu võetud ühtegi otsust ja me oleme poolega defitsiidis. Lauri Laats, siis see ongi kõige hullem olukord, et mitte midagi ei tehta. Ei, tehakse ikka ja peabki tegema. Teeme uue põlevkivi elektrijaama, mis maksab 2 miljardit. Alustame Itaaliast.
see on ajutine meede. Jah, tõesti, Itaalia riigil läheb see maksma 3 miljardit, aga tänu sellele tarbijate elektriarved lähevad väiksemaks. Praeguses olukorras, kus me oleme kätte saanud jaanuarikuu arved, nüüd saame veebruarikuu arved, on ju, siis tegelikult see otseselt mõjutab meie toimetulekut, meie ettevõtete siis igapäevast elu. Ja me praegusel antud olukorras, kuna me oleme tegelikult väga palju aega juba mööda lasknud, ei ole teinud õigeid otsuseid, siis me peame seda korvama tõesti täpselt samal viisil, nagu seda Itaalia on teinud. Aga seda suunda tegelikult võtavad ka teised riigid ja me näeme seda õige pea. Ja see ei tule nagu nii-öelda rohkem riigi kassast, vaid muudetakse see ETS-süsteemi ehk siis heitmete nii-öelda turgu. Aga nüüd, mis puudutab seda, siin ma pean nüüd küll Jaaku sind parandama. Näiteks, kui me suudame läbi põlevkivi saada odavama elektri, kui seda CO2 maksu ei ole, siis me saame oma tarbijatele müüa seda elektrit ka otse, mitte läbi Nord Pooli. Ja see Nord Pool on oma... Ilma CO2 130 eurot megavatt-tund. See on odav. Ja vaata, küsimus ongi selles, et kui me suudame oma nii-öelda tagada oma võimsused ja kui me suudame läbi põlevkivi tegelikult põletamise kateldes tagada ka odavama elektri, mis on suuresti kättesaadav, siis me suudame ka seda odavat elektrit otse tarbijatele ilma Nord Poolita ka müüa. Need katlad lagunevad kohe ära, kuidas aru. Mõned asjad siin... Rain Epler kohe. Rekonstrueerimine ei ole võimalik, see tuleb esitada uus. Juba 10 aastat ei ole sinna investeeritud, see ongi probleem. Ma hästi lühikesed mõned kommentaarid, et siin kolleegid on rappa läinud, Jaak eriti. See, mis puudutab nüüd Nord Pooli, Nord Pooliga või ilma füüsilise elektri liikumine ja ühendused on täiesti eraldiseisev asi Nord Poolil kauplemisest. Nii et see, kas Nord Poolil või mitte, on täiesti eraldi arutelu. Nüüd see, Mirko, oma küsimus ütlesid, et must majandus ja keskkonna säilimine. Kui sa tegelikult nagu maailmas statistikat vaatad, siis need riigid, kes on rikkamad, kus on elujärg parem, seal on ka keskkonna seisund parem, aga see rikkus ajalooliselt, siin ütleme, võtame viimast sajandit näiteks, on tulnud fossiilsetest kütustest. Ei ole seal halba midagi. Nüüd Jaagu jutt, et kõige kiirem on ehitada neid tuulikuid ja päikseparke. Võtta see, kiirem küll, aga meil on vaja kvaliteetset energeetilist siset. Jaak, see on umbes sama jutt, et kui inimestele oleks vaja elamufondi parandada, siis sa ütleks, et puukuure on kõige kiirem ehitada, ehitame puukuure. Ei, see ei aita kaasa talvel. Ja viimase asjana see Raine Pajo ja katkised torud. See on lihtsalt selles mõttes nagu piinlik jutt, et seal peaks nõukogu hakkama juhtkonda välja vahetama. Kujutad ette, kui see Riigikogu ametnikkonna juht meil härra Habit käiks ringi mingisugune katkise isolatsiooniga elektrijuhtmed käes ja ütleks, et varsti hakkavad puldid särisema. Me maksame 60 miljonit sellele peale, et meil see reserv on olemas, see on okei. Ja miks me maksame seisvale reservile peale, kui ta võiks rahulikult elektrit toota, meil on oskused ja kogu debati võtab kokku sellel teemal Andres Metsoja. Näed, vahel mõni arengukava on ikka tähtis ka, et tegelikult siin on palju spetsialiste lauad, aga kõik räägivad oma maailmavaadet ja arusaama energeetikast ja kõigil on natuke võib-olla isegi mõnel kohal õigus ka, aga energiamajanduse arengukava on ju tegelikult see alusdokument, mis peaks panema pikas plaanis paika meie stabiilsuses, need tegevused ja tegelikult ta ei pannud paika. Ja me oleme selles kõik nõus, et tegelikult nüüd me peame mingi järeldebatti, Eesti riik on võtnud tegelikult Eesti ettevõtete ja inimeste käest laenu, öeldes, et me teeme kõik odavamaks ja me maksame teile läbi majandusruumi selle kõik tagasi. Aga need arved täna tulevad ja ma arvan, et see on alles dessert, et praad on veel tulemata nii-öelda selle hinnalipiku mõttes. Praad on juba olevat, see serti veel ei ole. Ma toon ainult ühe näite. Suurbritannias tehti päris põhjalik analüüs selles osas, vaata see, mis meile ei meeldi, eks ju. Taastuvenergia tasu seal lipiku peal meil muidugi meeldi. Iga euro, mis siis Suurbritannia tarbija on pannud sinna taastuvenergia tasu näol sisse, on toonud 2 eurot tagasi. Suurbritannia läbi kukkunud riik, Jaak, vaata, loe Suurbritannia uudiseid, neil hakkab revolutsioon seal varsti ja hulgas ka energeetika tõttu. Aga teeme veel ühe teema vahetuse, räägime sellest, et kui meil aastaid tee-ehituseks raha ei olnud, siis nüüd ootamatult on valitsus tulnud välja plaaniga, et siis automaksu aasta osast tulevikus hakatakse siis ehitama teid. Mis pilguga te suhtute sellesse valitsuse plaani ja miks nüüd selle plaaniga Jaak Aab välja tuldi? See natukene meenutab seda, mida tegi kunagi Michal.
kui ütles, et ehitame kõik teed nüüd neljarealiseks välja, see oli 2014-13, ma ei tea. Kas need peaks praegu tegelikult olema kõik neljarealised? Räägin, mis trikk oli. Ta kõik read tõmbas muudet ära, kõik kruusateede pindamised, kõik teised read tegi tühjaks 9 aastaks näiteks numbrit. Aga sellest suurt midagi ei ehitatud. Praegu jääb umbes samasugune pakasuha, et kuskile sellesse aastasse tõsteti see number ära. RES-is on umbes sama kõrged numbrid, aga point on selles, et selle hoidmiseks, ülalhoidmiseks on puudu, teede hoiuks on puudu umbes 1/3 ja siis ehituseks näidati nagu kõrgemat numbrit. Ja seda raha tegelikult pole olemas, nagu need numbrid praegu selles plaanis näitavad. Metsoja, kas ma saan aru, see on kingitus siis Urmas Reinsalule, kes aasta pärast siis, kui vaadata arvamusuuringuid, võib-olla saab peaministriks, võib-olla saab muidugi Mihhail Kõlvart, siis tuleb uus peaminister ja ütleb, et siin ei olegi raha ja neljarajalisi teid ei tule. No ei tea, see riigi rahandus pidi ju korras olema ja kõige paremal maailma tasemel, aga nüüd tõesti, kui me vaatame, mis ees ootab, siis pilt tundub kuidagi õudne. Ja Isamaa oleks tahtnud võib-olla varem olla peaministripartei, mitte hiljem. Selles kontekstis nalja visates, aga tõsi on ju see, et see teede rahastu suuresti on seotud sõjalise mobiilsusega, selle programmiga, Euroopa vahenditega. Kui me vaatame Rail Balticu ehitust, siis see puudujääk üle miljardi ja samal ajal ma ei saa jätta mainimata, et vabandust, aga see on Balti riikide üks suurim projekt üldse koostöövõtmes ja kui siin lastakse nagu üks suurim ja esimene projekt nagu läbi kukkuda, siis ma küsiks, mis asi see Balti koostöö üldse on. Seda on räägitud nagu väga palju ka riigikaitse valdkonnas, et teeme koostööd ja teeme ühiseid projekte ja Rail Baltic kahtlemata seda on ja kogu see nagu temaatika ja käsitlus selles kontekstis, et kui Reinsalu suhtleb kõrgete riigiesindajatega naaberriigis, Lätis on ju, siis öeldakse, et neil ei ole plaanis ja neil ei ole raha on ja siis kui toimub komisjoni istung, siis öeldakse, et aga neil on lubadus, meil on Eesti riigile lubadus on ju, et kuulge, et mis mängu me mängime. Tee-ehitusest Rain Epler, et kas see tegelikult võis olla valitsuse viis lihtsalt viisakalt Euroopa Liidule ja Eesti inimestele öelda, et me ei suuda täita siis TNT pluss võrgu väljaehitamise kava ja me lükkame seda sujuvalt edasi? See on kindlasti üks osa mängust ja ma arvan, et see on siis ametnike poolne osa võib-olla sellest mängust, et nad näevad, et sealt võib mingi pahandus tulla Euroopaga, aga ega Leis võib-olla ka mõtles selle sama ajaloolise paralleeli peale, mida siin Jaak esile tõi seoses Michaliga ja Leis ju vaatab, et Michal omal ajal enne mingeid valimisi tegi selle triki, nüüd on peaminister, et rahva mälu kipub lühik olema, sest et see Leisi jutt ju tegelikult oli selline, et me nüüd ehitame teed välja, aga me teeme seda seal kusagil 2035 äkki ta pani selle tähtaja ja samal ajal, kas see on 7 või 10 kilomeetrine lõik, mida siis nüüd siin enne valimisi võib-olla püütakse lausa avama hakata, et esiteks ta näitab tõesti seda hüplikust, sest meil kui mitu aastat räägiti, et raha ei ole üldse teedega midagi teha, raha on nii otsas, riigi kaitse, kõik kuhu see raha kulub, eks ole, ja nüüd äkki enne valimisi selline lubadus natuke meenutab ka seda Kaja Kallase juttu, et maksud ei tõuse. Kunagi me Jüri Ratase valitsuse avastasime, et ühtegi projekti polnud. Ei olnud projekti, isegi tahtsime raha panna, ühtegi projekti polnud ka valmis toodetud. Targa Reformierakonna valitsemise ajal. Lauri Laats, kas teie usute, loodate, teate, et need teed saavad 2035 aastaks valmis või pigem mitte? Lootma peab ja võib, aga faktid näitavad, et ei saa. Ja tõsi on ka see, et tõesti, et ka meil Rail Baltica jaoks ei jagu raha ja tegelikult ei ole meil ka kinnitust Euroopast, et ka uue nii-öelda Euroopa siis eelarve arutelu käigus, kas meil raha nagu Rail Baltica ehituseks antakse või mitte, ja Läti on omaette eraldi teema ja sellist usku, praegu me just arutasimegi seda Rail Balticu teemat erikomisjonis ja sealt selgelt ikkagi joonistas välja, et 2030 aastaks kogu see Rail Balticu projekt on punases ja see, mis puudutab praegu Gunnar Leisi nagu sellist info jagamist, et nüüd võetakse suund, et ehitatakse välja kõik Eesti teed, peamagistraalid, sellest ei saa nagu väga tõsiselt. Andres Metsoja, mis meie peaksime Rail Balticuga tegema, kui tõesti lätlased ühel päeval teatavad, et enne 2035 aastat nad seda Riia ja siis Ikla vahelist lõiku ei ehita. Mis meie, kas teeme valmis, teeme Pärnuni valmis, teeme Urissaareni valmis?
noh, minu meelest on alati nii, et kui me meeskonnamängu ja kahtlemata Rail Baltic on meeskonnamäng, see ei ole nagu ühe riigi asi. Aga kui vastasvõistkond ei tule väljakule? Nojah, aga vaata, kokkulepetest tuleb kinni pidada või kokkulepet tuleb muuta. Ja see on nagu selles mõttes see alus. Aga kui lätlased ütlevad, et me ei tee, nemad ei tee. Aga kui Eesti riik täna ütleb, et meil on lubadus, et nad teevad, siis kõigepealt tuleks see Gordoni sõlm nagu läbi ammustada ja igal juhul tuleb seda projekti vaadata ühe tervikuna, mitte killustada ära seda nagu iga riigi regionaalseks raudteejupiks, et see oleks totaalne läbi. Peaks panema stopi peale. Jah, enne kui hilja ei ole ja mulle üldiselt tundub, et isamaalased üleüldiselt väljendavad tervemõistuslikku seisukohta selle Rail Balticu osas ja saavad aru, et sohu on uputatud palju raha ja mingit kiiret raudteed ei tule, aga kõik inimesed, kes Pärnus on, elavad mingis illusioonis, et kiire raudtee hakkab Pärnusse. Pärnu rongiühendus üks moment, meie saateaeg on kohe läbi, Jaak Aab, mis sellega teha siis, et kas ehitada lõpuni valmis ja sõimata lätlasi lihtsalt? Ei ole vaja lätlasi sõimata, tuleb leida see lahendus lätlastel. See tuleb valmis ehitada ja sellel on tohutult positiivne mõju edaspidi meie majandusele. Soomes ehitatakse juba sadamaid. Kui me tõesti otsustame, et seda tuleb lõpuni ehitada, siis tegelikult tuleb muuta tähtaegu ja koostöös Balti riikidega. Aga selline saigi tänane saade. Tänaseid saatekülalisi Lauri Laatsi, Jaak Aabi, Andres Metsojat ja Rain Eplerit. Küsis Mirko Ojakivi, oleme tagasi 6 aja pärast.